Kellelegi ei meeldi vereproovi andmine. Kõigepealt on see hirmutav nõel, siis vereproovi toru ja lõpuks tundub, et tulemuste ootamine võtab igavikku. Aga mis oleks, kui ma ütleksin, et kogu protsess võiks võtta vaid 30 sekundit, lihtsalt sõrmetorkega? Ma kavatsen teile täna näidata seadet, mis suudabki seda teha. See on RevDX. See ei ole lihtsalt vidin. Tegemist on tegelikult täisväärtusliku hematoloogia laboriga ja see kaalub vaid 2,5 kilo. See suudab teha täieliku vereanalüüsi. Testi, mis näitab aneemiat, infektsiooni, madalat trombotsüütide arvu, kõike seda. Ja selleks kasutatakse vaid lihtsat sõrmeotsa vereproovi. Vaid 25 mikroliitri verega saab esimesed tulemused juba 30 sekundiga. See on turu kiireim ja täna kavatsen seda proovida. Täna proovime RevDXi otse-eetris. Tema teeb vereanalüüsi. Mina saan oma tulemused sekunditega, eks? Tegelikult on see väga lihtne. Me võtame selle, mida nimetame RevDXi testikiibiks, mis võtab vereproovi. Alustame sõrme otsast verevõtmisega. Ja kui meil on ilus veretilk olemas, paneme selle kiibile. Ja nüüd on see valmis. Esimese tulemuse saad umbes 30 sekundi pärast. Vau, ja me saame teada, kas sul on aneemia või mitte. On võimalus, et mul võib olla aneemia, nii et nende tulemustega võime midagi huvitavat teada saada. Selle ekraani taga teeb tehisintellekt seda, mida laborant pidi aastaid õppima, mererekke ükshaaval tuvastades ja lugedes. Kui see märkab midagi ebatavalist, saab ta tegeliku pildi hematoloogile kaugkonsultatsiooniks saata. Sa oled korras, sul on kõik hästi, sul ei ole aneemia. Mida aneemik? Kallid, ma olen terve. Ilmselt olen ma väga terve, eks? Nii et me saime tulemused vaid 30 sekundiga 3 kõige tavalisema erakorralise näitaja kohta, aga umbes 10 minuti pärast saime ülejäänud minu vereanalüüsi tulemused. Seega kõik 19 testi, mida see masin teha suudab. See kiirus võib olla elu ja surma küsimus. Tegelikult tõestati seda eelmisel aastal Brasiilia haiglas 46-aastasel naisel, kes oli just operatsioonilt tulnud ja kellel ilmnesid tõsise verekaotuse klassikalised tunnused. Arstidel polnud aega keskse labori tulemusi oodata, nii et nad kasutasid RevDXi voodi kõrval ja tulemuseks oli raske kriitiline aneemia. Meeskond tegi talle kohe elupäästva vereülekande, kõik enne kui haigla labori tulemused üldse tagasi jõudsid, kinnitades täpselt sama tulemust. Me viime täieliku laborilahenduse otse koha peale. Me ei asenda suurt laborimasinat, aga kui sa oled kliinikus või kodused ravil või kui sa oled väljaspool laborit, mis ongi ülemaailmne trend minna laborist välja, siis oleme meie selles valdkonnas kõige kaasaskantavam lahendus. Mõelge, keda see tegelikult aitab. Arst, kes otsustab koha peal, kas infektsioon on viiruslik või bakteriaalne. Vähihaige, kes kontrollib enne keemiaravi kohalikus kliinikus oma valgete vereliblede arvu. Välimeedik, koduõde. Kõikjal, kus patsient ei pääse lihtsalt laborisse, näiteks Malawis, kus RevDXid praegu katsetatakse külades, kus peaaegu puudub juurdepääs tervishoiule. Asutaja ja tegevjuht Joel Ezra on insener ning ta tuli selle kaasaskantava vereanalüüsi labori ideele, kui ta reisis läbi Aafrika ja India ning otsustas keskenduda nakkushaiguste mõjule. Nii et alguses oli see nagu suur prototüüp, panin sinna oma raha, sain väikese toetuse Iisraeli innovatsiooniametilt. Tegelikult on meil seal vana seade olemas. Sa ütled, et see on esimene seade, see on esimene prototüüp, mille me ehitasime. Kõik on käsitsi tehtud. Kujundasime selle koos erinevate valdkondade ekspertidega. Ja me ütlesime, et nüüd tõestame kontseptsiooni. Täna on 18 RevDX seadet juba kasutusel üle maailma eakate hoolduses ja koduhaiglaravis. Itaalias, Ühendkuningriigis, Rumeenias, Mehhikos ja Brasiilias ning järgmisena on tulemas India ja Tai. Siin Iisraeli laboris pingutab meeskond edasi, et tulemused tuleksid veelgi kiiremini. Igal hommikul lähen haiglasse ja toon vereproovitorud. Meie paneme vere oma kiipidele ja võrdleme seda selle seadmega. See on kuldstandard. Sellel seadmel on uus tarkvara. See tarkvara peaks olema palju kiirem. See peaks andma meile täielikud tulemused umbes 7–8 minutiga. Milliste haiguste või seisundite puhul arvad, et see seade saab olema elumuutev? Me anname ülevaate infektsioonidest. Niisiis, me analüüsime seda immuunsüsteemi põhjal. Kui sul on palavik, saad aru, mis on infektsiooni põhjus. Nii et võib-olla on see bakter, võib-olla viirus, võib-olla parasiit. Me ei leiuta testi. See on tuntud test, see on hästi tuntud test, aga meie teeme selle testi kättesaadavaks. Meie visioon on, et RevDX oleks igal pool.